Juba 5. aastat korraldatud sõiduautotehnikute pädevusvõistlusel näitasid noored oma oskusi, mida neil just oma tulevases töös vaja läheb. Õpilased kutsekoolidest ehk siis auto eriala õpilased, mitte siis ainult tehnikud. Meil on pandud ka sisse, et auto eriala õpilased, see tähendab, et maarid olla, pleksepad olla. Tähtis on siis see, et populariseerida auto erialasid. Tähendab see seda, et võib-olla meil on autoremondi lukseppi vähe Eestimaal? Absoluutselt jah, et autotehnikute osakaal on üsna väike. Et ega tänagi tehnikuid otsitakse teistest esindustest, mitte ei võeta koolist, kuna koolist need ei tule. Protsentuaalselt võib öelda, et kooli lõpetanutest näiteks 50% üldse ei jäägi oma erialalisele tööle, aga kui kooli läheb näiteks 30 õpilast ja lõpetab 5 või 10 ja 10-st 5 lähevad auto eriala tööle, siis see protsent on ikkagi lõpuks üsna väike. Oma ülesande lahendamispunktiga oli võistlusel väljas ka Eesti vast tuntumaid driftisõitjaid. Kindlasti on vajalik see, et omavahel mõõtu võtta ja võib-olla see annab nagu ka juhendajatele, koolidele mingisuguse väljundi siit üksteiselt snitti võtta ja õppida. Et meil ongi Force täna pannud välja enda asendusauto, mille läbisõit on alla 10 000 kilomeetri. Et tegelikult ongi huvitav näha, kuidas võib-olla koolipingis ei saa nii uusi autosid näppida ja natuke ongi raskusti nuppude üles leidmise, kuidas töötavad suunatuled. Suunatuled on elementaarne, aga suunatule kangi otsas on ka kojamehed, mis on nagu tavapäratu ja kang, mis vahetab käike, ei ole ka salongis, vaid rooli peal. Ja kõik on touch-ekraan, et tegelikult nagu pusimist on oma jagu, et saada kõik funktsioonid tööle. Kuid väärt autotehnikud ei ole mitte ainult mehed. See ei ole mitte üks rahvas tavaline, et üks naisterahvas on valinud endale elukutseks autotehniku. Kuidas teil see mõte üldse tuli? Eks see kõik ikkagi hakkab kodust. Isa kõrval garaažis olen tegelenud erinevate töödega ja eks see huvi ka sealt tekkis. Mis on see, mis kõige rohkem võib-olla võlub? Tegelikult kõik autod on erinevad, kõik tööd on erinevad ja hästi palju saab mõelda, aretada mingisuguseid asju, et see on nagu see, et sa saad mõelda ja lihtsalt ongi nagu fun tegelikult. Pluss see autosport kõik kaasneb, see adrenaliin ja kõik see. Korraldajad kutsuvad kindlasti noori tehnikahuvilisi omandama tulevikus omale väärt amet just autotehnikuna. Autotehniku töö on ju täna üks osa transpordist. Kui sul buss ei sõida, kui sul tehnikut ei ole, kuidas sa hommikul tööle saad, kuidas sa saad kooli, kuhu iganes tehnik ju peab kõike seda transpordiliike remontima, olgu ta traktor, buss, sõiduauto.